Tere, head vaatajad! Uus hooaeg on alanud, viimne lumigi metsaservast ära sulanud, aga näete, talvejupet veel seljast ei saa. Siiski eelmisel nädalal suuremad väetamise tööd juba pihta hakkasid ja üldiselt hooajale algus on antud. Olen täna tulnud hoopis siia Lõuna-Eestisse Kristjanile külla, et ajalooliselt alati siin Lõuna-Eesti nurk esimesena nii-öelda hooaeg pihta hakkab, et Kristjan, kuidas siis Lõuna-Eesti piirkonnas olukord? Jah, sellel aastal tõesti väga varajane kevad, et ütleks tõesti, et 15. märts olid põllud juba suhteliselt paljad, temperatuuripügalad kõrged. Vaatasid ilmateadet, siis oli olukordi, kus meil oli 14 kraadi sooja ja Pärnus oli samal ajal -1. Nii et päris korralikud kontrastid. Pilt on suhteliselt okei. Kui me vaatame just siin praegu konkreetselt talirapsi, siis pigem isegi väga hea. Vaadates üldiselt, nii palju kui ma sõitnud ka ringi olen, talirapsid, kõik, mis sügisel enam-vähem õnnestusid, külviaeg oli ju raske. Need täna on head. Olen küll kuulnud ka põhja pool Eestis on teatud rannikuäärsetel põldudel, kus oli tugev tuul, puhus lume ära ja tegi ka külm liiga, nii et mõned põllud tuleb ümber rajada. Aga kui võtame suurt protsenti, siis see suur talvitumise protsent on päris hea. Et selles mõttes on hooaja algus olnud selle koha pealt positiivne. No sa juba natukene põhja poole ka juttu viisid, et ega sealgi Kesk-Eestis, Lääne-Eesti pool, kus ma ka nüüd käin ja külastan, et ka talirapsidel on tegelikult väga soodus talvitumine ja pigem ütleks, et talinisudes on üllatusi just varastes külvides, kus lumiseen on ikkagi sorditi olnud üpris nii-öelda üllatuslikult kahjusid teinud, aga ma arvan, et see esimene lämmastik juba, mis antud on, kindlasti aitab sul taimel taastuda ja kes saab siis soojemate ilmadega juba äkkega üle lasta ja ma arvan, kõik on nagu korras. Siin põllul ka, et esimene väetusring tehtud, suur osa lämmastikust antud, aga kuna väetisi tuli kombineerida sel aastal, siis väävli pool tuleb antud juhul lahendada sulfaatväetisega ja eks see on ka tegelikult siin järgmine töö, et see ära anda, et sealt lämmastikku nii palju ei tule juurde, et pigem rohkem väävlit ja selleks, et see väävel oleks siis ka taimedel õige aja peale omastatav ja kasutada ära praegust seda niisket mullapilti veel. Et ikkagi lähenev ilmaprognoos väga palju sademeid juurde ei näita ja see kulub hea aeg ära kasutada. Kuidas nagu taimekaitse olased selles mõttes, et meil täna on siin niisugune esimene dekaad aprilli, aga järgmine nädal näitab juba soojemaid temperatuure, et mis sul siin järgmisena plaanis nagu teha on? Taimekaitse poolt vaadates seda rapsi taime kõrgust, siis tegelikult on juba isegi võiks öelda 15 sentimeetrit ja õiepunga on isegi täitsa lehtede vahelt leitav. Nii et ma usun, et kui siin temperatuurid prognoosi järgi järgmisel nädalal tõusevad ja sinna 15 kraadi peale lähevad, siis tuleb alustada kahjurite seiret. Et peitkärsakad ikkagi, kui nad tulevad välja ja neid on palju, siis neid peaks kontaktselt tõrjuma. Ja eelmine aasta nad ka siin aprilli alguspooles ikkagi päris tugeva lainena olid, nii et arvan, et üks selline kontaktne peitkärsaka tõrjetiir tuleb teha. Kindlasti hea aeg natukene mikrosid anda juurde rapsile ja siis juba vaatame edasi, et mis siis järgnevana tuleb. Jah, et selle nädala lõppu on veel paras nii-öelda seirata, kuidas on olnud ka laialeeliste umbrohtude osas tõrje efektiivsus on ja et siis juba valmistuda juba soojemateks ilmadeks. Või ka kõrreliste tõrjet, sest sellel aastal ma ütleks pigem, et see kõrreliste probleem on päris suur, sest eks eelmise aasta koristus oli keeruline, sellist peentera oli ka palju ja kadusid oli kombainist kõvasti ja see nüüd on kõik põllul idanemas või idanenud. Ehk on näha tihti lugu just sellistel otsekülvidel ja põhusisse külvidel niisugust teist kõrrelise lainet, et see võib saada tegelikult pärast kvaliteedis suureks probleemiks, kui see on rapsis sees. Nii et vaadake ka põllud selle pilluga üle.